uue ketta katsetus siis, et see ketas ei käi mitte nii peale, et see pool käib vastu plaati, vaid vastu plaati käib see sile pool just. Ja kui muidu tavaliselt vaasimisketta, et reguleeritakse nii, et see esimene ots käib vastu plaadiserva, tagumine on siuke millimeeter, 1,5 võib rahulikult olla tagant eemal, et ei juhtuks seda, et see tagumine ots hakkab viskama siia vastu vaasitud serva, et siis ta viskabki kilde välja. Selle uue kettaga nad väidavad, et seda tegema ei pea. Kuna ta on sileketas, siis tal nagu pole seda karva, mis kilde välja lööks. Ja siis esimesena lasin siis nii, nagu mul ta see faasimasin seatud on, et siuke 1,5 milli jääb mul siia seda serva nii-öelda pärast töötlemiseks, et nende teiste ketastega mina väga lähemale ei julge minna. Jah, ei julge minna, et teen seda lamellide ja poleerimisketastega, siis lasen selle nii-öelda teravamaks selle serva. See on nüüd siis esimene katse mul nii, nagu mul see masin on seadistatud. Nüüd katsun minna lähemale sellele servale. Vaatan, mis saama hakkab. Nüüd sai siis lähemale reguleeritud ja nüüd on minu jaoks juba liiga lähedal ikkagi, et juba on näha siin õrnalt tükikesi. No see on kõik polerkaga tegelikult parandatav. Et grammi peaks nagu tagasi laskma. Et jah, lasem natuke tagasi ja vaatan, mis siis saab. Noh, reaalsus on ikka see, et imesid maailmas ei sünni. Siin on nüüd see esimene seadistus, mis läks natuke liiga peeneks. Siin tõmbasin natukene tagasi. Aga võtsin veel natuke tagasi, et noh, nüüd võib öelda, et ühtegi kildu ei ole välja löönud, et ega sa ikka siin iga alla millimeetri seda ikka ei saa. Noh, minu puhul nüüd ma võitsin siis 0,5 millimeetri võib-olla, varem mul oli ta nii lähedale seadistatud ei olnud seal tavalise faasi kettaga, kärgketas, mis iganes teda on siis. Aga jah, mingi samm jälle paremuse poole, aga lõikab hästi, ei saa midagi öelda, et siuke tupoi ei ole. Ja väidetavalt on ta siis ise terituv, et ei peaks teda enam ise teritama juttude põhjal, aga noh, eks aeg näitab. Siin on nagu jah, kiire siuke test lihtsalt, et praegu ei ole väga erilist mingit faasi, mis objekti tulemas ka, et kus siis saaks nagu tõsisema nagu hinnangu anda veel sellele, et no jah, praegu võib öelda, et jälle parem ketas kui varasemad on olnud. Ja need, kes käsitsi nüüd vaasi jõuvad, et siis käsitsi laskmiseks on ta küll väga hea ketas. Et annab hästi palju andeks. Et see on nüüd käevahed lastud ja see on küll nüüd noh, jah, plaat on ka teine küll, aga on hea, magusalt lõikab ka käes nagu käevahel rellakaga tunned nagu seda lõikamist paremini, et faasimasinaga sa nagu seda väga ei tunneta. Mis ma nüüd avastasin on see, et tootjale küsimus. Nooled ketta peal
ehk siis faasimasinas ei saagi seda ketast nagu kasutada. Kuna kui ma panen ta nüüd nii peale, nii kui ta faasimismasinas on, siis mul see nool liigub vales suunas. Ja see tekib sellest, et faasimismasinal lihvib nii-öelda see pool, aga kui sa käsitsi lased, siis sa alati lased selle väljase poolega. Ehk siis käsitsi rellakaga faasides on silepuul siinpool tegelikult ja on õige. Ja teistpidi on nool valepidi. Ehk siis faasimismasinas peaks seda ketast kasutama nii pidi, et faasib ikkagi see struktuurne pind. Aga märgid siin peal näitavad, et sellega rist peal ei faasita. Faasitakse sileda poolega. Päris huvitav. Sellepärast ta võib-olla siis käsitsi faasides jätab palju puhtama serva. Ja masinaga ta ei lase nii lähedale minna, sest pööramissuund on vale. Vaat ei teagi nüüd.